räägivad siis sellest, mida meie teeme meelemürkidest ja kuidas noortekeskus saab tõsta meie tubaka ja alkoholitooted ning siis ka narkootikumid. Aerosoolides kindlasti rikub suhteid vanematega, sõpradega. Mitte just sõpradega, aga vanematega kindlasti lõpuks, kui vanemad teada saavad, siis on jälle mingi hull draama. Mulle kindlasti meeldiks, kui minu sõbrad tarvitaksid tulmasti. Selles suhtes küll, aga sõpradega nagu... Sõpradega ka oli. Kui sõbrad suitsetavad, siis tegelikult ikka sõpradega edasi. See on küll, et sõbrad on väga suur mõjufaktor. Üks nagu üldse enamus noori hakkab mingeid meelemürki kasutama. Sest kui sõbrad ütlevad, et proovi ka, et see on mingi mõttetu mees, kui see proovi, siis ikka enamik noori proovibki. Kui sa just ei oska ei öelda. Enamik ei oska. Kahjustab kopse, välimust. Haisib kõik. Sõltuvus. Just on see, et nii paljud inimesed tegelikult surevad iga aasta kopsuvähki või siis kõrivähki või kui näiteks hakata praegu suitsetama, siis ma tean 50 aasta pärast ma suren mingisse kopsuvähki, mida ma olen endale täiesti ise tekitanud. Sest suur protsent nendest, kellel on kopsuvähki, kes sellest sureb, siis kuskil 95%, kui ma eksi, on suitsetajad. Alkoholiga on see, et see nagu kõige rohkem mõjub maksale halvasti, aga tegelikult on niimoodi, et kõik arvavad, et kui juua neid siidreid ja lahjemaid jooke, siis see ei mõju üldse, aga just need siidrid ja need üldse lahjemad joogid on kahjulikumad tervisele, kui näiteks ütleme 40-kraadine viin. Sellest teed sellepärast, et see on väga tugev toimeline hallutsinogeen ja see pidi tekitama väga mõnusa elamuse. Kuigi hästi paljud proovivad kanepit, aga kanepiga on see, et see võib, kui on, siis see võib vallandada skisofreenia geeni kohe peale esmakordset kasutamist. Ja heroiin tekitab ka sõltuvuse kohe esmakordset kasutamist. Aga kanepiga on see, et esmakordselt üldse ei mõju. Põhimõtteliselt, vähemalt niimoodi olen mina kuulnud, et esimesed korrad ei mõju, aga ta hakkabki nagu rohkem niimoodi kahjustama. Kehast saab olema narkootikumid tõttu. Just krokodilli, sest see on mingitest väävli ja muudest segudest kokku segatud ja siis keha hakkab mädanema seestpoolt, kui vist roiskuma. Miks peaks noor inimene rikkuma oma tervist? No muidugi, kui teha noortele koolitusi, aga selliseid lõbusamaid, siis oleks kindlasti väga huvitav mitte mingi kuivõitu ainult rääkida või siis mingi, kui näiteks keegi noor läheb suitsuhaisuga noortekeskusesse, siis mingist väga õiendama või täiendama hakkamisest pole mõtet, vaid tuleb ka ilusti selgeks teha, mida tubakas teeb su tervisele. Sellepärast, et pahandamine üldse tänitamine tekitab protesti meelt rohkem. Plakatid ka võib-olla mõjuksid. Plakatile olulisem info ja pinnid ka. Tuleb rohkem noortekas viimda. Võib anda rohkem tegevusi, et noortele igav ei hakkaks.